Tervist, esimene küsimus kohe alustame kohe raske kahurväega. Kuidas praeguselt enesetunne on, et võime vihjeks öelda, et praegusel hetkel on oldud siin tund aega õues natukene lõdisetud, et kas praegusel hetkel seda tunnet ei ole, et võiks koju ära minna ja öelda, et aitab küll? Seda, et koju ära minna, seda tunnet ei ole, sest ma tean, et päev on veel pikk ees ja ma olen selleks valmistunud, et ma tean, et veel on teha palju. Aga tõesti külm on pugenud naha vahele ja isegi sinna sisse, nii et ma väga ootan, millal tuleb kohvi või midagi sooja juua, sest et tõesti väljas oli väga külm. Selline raske töö on kandnud tegelikult ju vilju ja pilvede all on tavaliselt, kui ta eetris on, siis ta on ka edetabelite tipus, et me enne uurisime ka Elisabethi käest, et mis põhjusel see võib olla, aga mis on teie arvates see põhjus, miks on just see sari nii populaarne Eesti rahva seas? Jah, eks täna on ju neid, kes siin teevad intervjuusid, kes küsivad ja kes praegu mõtlevad üldse selle sarja peale. Üldisemas plaanis neid on palju ja just seesama küsimus on ju paljudel. Ma arvan, et kui see vastus oleks nii lihtsalt sõnastatav, siis võiks ju iga teine produtsentki võtta sellest samast ideest kinni või sellest mõttest ja teha teine samasugune väga hea sari. Ja loodetavasti tehaksegi. Et aga tõepoolest me oleme aastaid olnud reitingute tipus, mis on väga tore. Meile on see ainult hea uudis, sest ju tööd ju siis on. Ja noh, ise seestpoolt vaadates võiks öelda, et üheks eduvõtmeks võiks olla väga hea meeskond ja produtsent, kellele see kõik väga korda läheb, kes on ise alati iga võttepäev on platsi peal olemas, kes alati vaatab, kuidas meil läheb ja hoiab silma peal ja mitte ainult sellises kontrollivas võtmes, vaid ka selleks, et kui midagi on vaja või kuskil abistada, et siis on üks käsi kogu aeg juures. Et see, kui sellele tegijale endale väga läheb korda, mida ta teeb, et siis produtsendile läheb korda, mida ta produtseerib. Sama näite võiks tuua mingisugusest väikesest kohvikust näiteks, et kui see omanik on ise letis ja tal endale väga läheb korda, et müük läheks hästi, ja siis lähebki hästi ja see tulemus on nagu parem ja teine. Aga muidugi on ka kahtlemata oma võlu sellel materjali, mida me käsitleme, et see tüdrukute lugu, mis on tõepoolest selline, milles ma usun, et väga paljud Eesti naised eelkõige oskavad ennast samastada, ära tunda ja mis peegeldab neile kindlasti mingisuguseidki seiku nende oma elust. Produtsendid ja ma arvan, televaatajad jälgivad päris tihedalt ka uusi tegijaid või uusi näitlejaid, et kui palju hoiate teie silma peal uutel tulijatel ja kas teil on äkki keegi hakanud silma ka, kellel te tulevikus soovitaksitegi meie poolt siis silma peal hoida? Ahaa, mõtled meie sarjas? Ei, üleüldse. Üleüldse nagu sarjadest, et kus... Seda on keeruline öelda, et eks me ikka vaatame. Mina olen üritanud vähemalt nagu Eesti seriaalimaastikus nagu enam-vähem orienteeruda, et kuigi ma ei jõua neid asju kõiki vaadata, selge see, aga ma olen igat sarja üritanud vaadata vähemalt kas või ühe osa, et ma teaksin, mis toimub või et enam-vähem mis tempos ja mismoodi asju seal aetakse. See on keeruline öelda. Mina arvan, et kõige õigem on hoida silm peal meie tegemistele, sellepärast, et praegune uus hooaeg näitab küll seda, et sündmusi on palju, tegevus on põnev, tegelaste eludes juhtub nii mõndagi, et kui siin vahepeal on olnud nii tõuse kui mõõnasid, siis praegu tundub, et me oleme jälle laineharjal ja et seda, mis tulemas ja mis juhtub, et seda on tõesti väga palju. Küsikski lõpetuseks, et kui oleks 3 sõna, mis iseloomustaksid nüüd seda algavat hooaega, mis need 3 sõna oleksid? No siiski tervet hooaega mul ju veel käes ei ole, et ma oskan öelda niimoodi hooaja esimese poole kohta, siis võiks olla küll märksõnadeks hoogne, põnev. Noh, ja siis kui mõelda, et see on ikkagi selline perelugu, et kus on need 3 mõte, siis ta võiks olla südamlik ka. Ehk et see südamlikkus on seal juures ka kindlasti olemas. Selge, aga aitäh, et võtsite meiega veidikene aega rääkida ja meeldivat võttel viibimist, et tervis ja jaks vastu peaks. Ja, jaksame. Aitäh teile.